viisa teha või ma ei tea, passiga seal mingid jamasid teha. Lähed lihtsalt ja oled vaba inimene vabal maal. Ütlete küll, et väikeskeelte otsimus, aga tegelikult juba kontsertidel väga palju. Vaata Annikin, nyt kõik paksen meemi on. Minna on nagu vana Konrad. Ei, väga õige. Meil on meie väike Paks. kontsertturismi. Fat Ja kat. no kõige rohkem oleme käinud Londonis, aga tõesti soovitan kõigile soojalt ja ma arvan, et ka see suvi Live Nation toob Eestisse nii Fat suurt kat. et kui meie viime oma mõne euro teise riiki ja käime hotellis ja vaatame kontserti, siis ka kontserti. See on sinu mängija asjad nimekiri. See on sinu mängija asjad nimekiri. Mis teie lemmikoht siin on? Kas on mõni selline? Või on see hoopis ühe suur kõige pikema rannaga? Mis kohad teid siin Narvas meeldib? Ei, eks ma olen käinud Narva Jõesus ja olen loomulikult Narva Kindluses esinenud ja seal võib-olla ma meeldib kõige rohkem. Raekoja platsil on valetada. No näete, on inimesi, kes on Raekoja platsil esimest korda, aga on ka neid inimesi, kes tavaliselt, kui kaugemalt siia Narva tullakse, siis teataksegi seda Raekoda, teatakse võib-olla Narva promenaadi, aga Narva linna sees on tegelikult veel üks palju suurem linn ja meid viib kohe Narva tuurile Narva oma poiss, ERR-i siinne korrespondent Jüri Nikolai. Minu Narvas on väga palju tööstusmaastikku, sest kõik minu lapsepõlve mängumaad on tööstusmaastikul. Elektrijaamad, tuhamäed, rohelised järved ja kõik see, mis tavaliselt kuhu turist ei jõua, see on alati läbi käinud. Siin me käisime kunagi vene poistel kaklemas. Tuli siia memme. Tuli siia memme. Näin. Ja seda levinud, ma rääkisin selle Narva kanjoni kõrgel kankrannikul, kus paistab siis üle Narva jõe on hüdroelektrijaam, mis mõnikord vest välja purskab. Nad nimetavad seda liigveeks, liiga välja lastuseks, on eriti tore vaatepilt. Siis siin on raudtesild ja raudtesilla alt läheb siis Narva jõe kuivsand, mis ka sügiseti ja kevadeti mõnikord vett täis on, aga seda keegi ei tea, millal see juhtub, see on ka tore vaatepilt. Ja muidugi nagu Kirstorgil on see tunnet tekitab. Ja siit võib ka naabrite juurde mõnikord kiidata, et jaanilinlased siin olen ma, nagu venelased ütlevad, tervis paariline kirjeel. Mul ma lahustan ära, avan ära. Siin ma olen nähtav. Treenhormisest nende endiste treenerite samadest eelistest on ehitatud see niinimetatud prügipõletusahi. Ja miks nii nimetatud, keegi ei tea, milleks see tegelikult on ehitatud. No arvati tegelikult, et sealt tuletati prügipõle nurgale, loodeti sinna prügi ja arvati, et sealt tuletati. Aga pärast kuulma ringi ei leidnud sealt seest mida kübekist, mis tegelikult pole üldse üle nimetatud ja kuna see ehitis on ühendatud tasamõõte samasel poole alustatud, arvati, et võtti tasapooltest uriini, selleks, et seda hiljem kandepeoksime kasutada, või see võib olla siis ventilatsioonisüsteem, ja viimane versioon on siis see, et siin käisid veel naised teised kui tasamõõtma kusagil testa, siin hästi, kallati see vesi sinna siis karised tooli ja mingi vesi viidi üles kuni kuula. Mis siis tegelikult keegi, milleks see on samuti treenholm, see on kõige tegevasti treenholm, see on see õlus treenholm. Kuusküla on kus Kanada üles kasvanud. Ja siin on tegelikult kaheksa kuulpa, kuigi pealtnäha tavaline Sõnurpäeva linnas. Seal jäähalli taga on üks Kaarelandi nimega tänav, proletariaadi taga. Kaarade proletariaadi linna, mis mitte selline tänav nimeks võiks olla. Õnneks seda ümber ei hakatud. Sealpool on siis see koolipõik. Koolipõigu kvartal, mida tegelikult hiilavad koolipõikiks, sest on vene nimel suur öelda koolipõik kõrgem vastu. Aga kunagist sellest kindlasti Narva Iiri kvartal, 2% Tallinnaga edasi, üles vuntida suurepärased. Aga mis see koht veel oluline on, et tegelikult me seisame ajaloolise Joala välja serval. Et see Joala väli läks kunagi siit kuni jõeni välja, praegu on täis ehitatud, aga vaatame see suur maa, ühte maa. Ja meil järgi saadab tagasi, löödi siin mõningad, Siia. Siin nime.